Catherine Rundell, päris kindlasti üks kõige huvitavamaid inglise kirjanikke praegu ja ma ei hakkagi ütlema eraldi, et ta võiks olla laste- või noorsokirjanik, sest ütleme ta kohta lihtsalt kirjanik. Teda on juba jõutud võrrelda nii Philip Pullmani kui ka Tolkieniga, natukene võib-olla ka sellepärast, et ka tema tegutses Oxfordi ülikoolis ja on ka seal olnud õppejõud. Ja lisaks on tema raamatud sellised enamasti, mis kõlbavad lugeda nii täiskasvanutel kui ka noorematel. Tõsi, ta on kirjutanud ka lastekirjandust, puhtalt lastele mõeldud, samal ajal on ta kirjutanud päris täiskasvanutele mõeldud kirjandust ja selle eest ka ohtralt preemiaid saanud. Eesti keeles on ilmunud ka tema Kuldne mutt näiteks, kus ta on siis kirjutanud loomadest, kes tema meelest on väga tähelepanuväärsed. Ja loomade juurde läks ta oma uue sarjaga, mis on siis Võimatud olendid. Ja need loomad ei ela meie maailmas, need on natuke teistsugused loomad. Need on loomad, mida me oleme võib-olla kõik kohanud muinasjuttudes, ulmeraamatutes, aga eelkõige legendides ja müütides. Ja ta on siis loonud niisuguse paiga, mille nimi on arhipelaag, kus need loomad on kõik alles olemas. Ja see arhipelaag on inimeste maailmast, ütleme meie tavamaailmast eraldatud, sinna on ainult mõned ligipääsuteed. Ja esimene raamat, Võimatud olendid, juhatas selle maailma omamoodi sisse. Tõi sinna ka kangelase Christopher Forresteri, kes siis on tulevikus mõeldud üheks nendeks vardjatest, kes valvavad siis ligipääsu arhipelaagi. Ja teise raamatu tegevus toimub seal samas arhipelaagis, sest Christopher, kes on läinud jälle tavamaailma tagasi, saab sõna, et arhipelaagis surevad lohed. Ja tuleb talle sinna lausa järele Sfinks, kes siis viib ta uutesse seiklustesse, sest lohede suremine tuleb kindlasti peatada. Ja nagu siis selgubki, ei ole lohede surma taga või midagi muud kui inimlik ahnus, tigedus ja ütleme siis täiesti kõige halvemad iseloomujooned, mis olla saavad, eelkõige inimlik kasuahnus. Aga et Rundell ise on tõesti väga kõrgelt klassikaliselt haritud, siis võib öelda, et selles raamatus võib ära tunda Shakespeare'i Hamleti jooni. Süžee ei ole muidugi täpselt Hamleti oma, aga selles on väga palju sarnast ja no võib ka öelda, et see on omamoodi klassikaline süžee. Peategelased ühelt poolt siis Christopher ja kes ilmselt jääbki korduvaks tegelaseks ja teiselt poolt üks noor kuningatütar, kes siis peab päästma eelkõige iseenda ja pärast seda ka oma armastatud isa ja võitlema siis onuga, kes siis püüab haarata võimu enda kätte. Aga siin on veel teisigi neid tegelasi, kes on esimesest raamatust tuntud ja eelkõige on siin kõik need olevused, kes olid esimeses raamatus. Ja need pakuvad uuesti avastamisrõõmu ja muidugi seiklused. Ma arvan, need lähevad edasi. Minu teada on Rundell kavatsenud kirjutada 5 raamatut. Ja kui see raamat praegu välja tuli, siis Londonis tähistati seda ääretult suurejooneliselt. Londoni tänavatel võis näha Manticorat ja veel mõnda tegelast, kes siis pärinevad sellest raamatust.